Hommik, esmaspäev ja plaanis siis see siit ära vedada. Et vaatame, kuidas ma ta taha saan. Üksi on suht keeruline täpselt siit sihtida, aga enam-vähem vast saan hakkama. Nii, käru sai külge pandud, et jah, ta on kitsam, siis raske on nagu täpselt aru saada, kus see keskkoht on, aga paar korda käid edasi-tagasi, ei ole hullu, aga lähme viime ta Tartusse ära, et joo. Nii, kontoris müts viltu nagu ikka ja tahtsin öelda siis seda, et jälle hakkan ühte silti tegema. Seekord läheb siis Tanelile ja tellis ka liistude eemaldamiskomplekti. Minu arust seda liistude eemaldamiskomplekti nagu Eestis väga saada ei ole. Ma ei ole vähemalt ise leidnud, nii et kui te tahate, siis driftpapis.com ja alati panen kaasa ka siis esimesed tellimused on jäänud tegemata, aga nüüd juba teistele tellimustele ma olen pannud ka siis driftpapise ühe selle ümmarguse ja ka siis ühe selle väikse kleepsu kaasa, et siis ikkagi selline väike meene ka, et päris midagigi lisaks. Ja ega siis midagi hakkame seda tegema ja siin Randalul käes saadud üks äge selline, kuidas siis öelda, lamineeritud pilt koos autogrammiga kontori seina peal. Ja ma pean endale selle vihmapoisi sildi vist tagasi panema, sest see testversioon teistsugusest materjalist, õhemast materjalist, pehmem ja selline, ta on kehva, ta on nii kumerasse vajunud seal, kus ta on, et too sobib võib-olla pigem, kui keegi tahab armatuuri ja klaasi vahele panna, aga ma pigem pakun seda alumiiniumist, et see on vähemalt hea, selline tummine ja korralik asi, et aga ei, mis siin jutelda, hakkan tegutsema ja veel jõudis kraami kohale, ma pärast lähen korjan ära ja siis ma näitan, ma tellisin natuke väiksemaid rihmasid ka, kui keegi nii tummiseid ei taha, aga seal on veel kraami, et vaatame siis, kui ma selle karbi lahti. No nii, kell on mingi 1 öösel peaaegu ja just tulin Sakust, viisin kaubiku remonti homseks hommikuks ja praegu mööda siin Tartu tänavaid panen tõuksiga ringi ja lähen siis vana kaubiku juurde, kontori juurde, nii et päris külm on sõita, aga kohale jõuame tasakesi 20 kilti tunnis siin mööda tänavat. Kas käna ei käi? Ärge teie jällegi tõuksi peal filmiga niimoodi. Ma olen kaskatöör, ma võin. Tulin kontorisse nimesilti tegema ja siis eile sain ka uued asjad kätte. Osad on selline nagu testi variant. Kui kellegile midagi pakub huvi, siis võib kirjutada mulle. Aga siin on siis selline karvane pesunuustik, selline suurem kuivatuslapp, siis on rihmad, väiksemad rihmad. Seda ma testin endale, et see on tulekustuti hoid ja ma pean vaatama, kuidas see täpselt on. Siis on veniv köis nii-öelda tõmbamiseks, puksiirimiseks. Siis on sellised rihmad, mida sa saad siis nii-öelda rehvi pealt panna, mitte üle rehvi, vaid rehvi pealt. Siis on veel sellised pollimis-puhastamislappe, helkurvist, siis rehvidele kanda seda rehvi läiget peale, et neid nuustikuid minu arust väga ei leidnud, siis ma mõtlesin, ma tellin. Ja kärupistikut ma pean testima, sest see on maru huvitav, et siin on ainult nagu, nii palju nagu tühja neid, et ma ei tea, kas see üldse toimetab. Ma pean ennem testima, et kui kodulehel ei ole, siis ei saa seda, aga võib selles mõttes ikkagi kirjutada ja uurida. Siis suvine aeg, kui on vähe edevam auto või ei taha, et auto sees nii kuumaks läheks, siis päikese need katted siis nii-öelda. Need ma tellisin endale. Ma tahaks uuele kaubikule
ja ka vanale panna siis nii-öelda need porikaitsmed, siis lehter ikka kulub abiks ära ja siis on need ventikad 2 tükki. Üks on selline väike, teine on suurem. Ma täpselt ei teagi, kuhu ma seda kasutan. Vanas kaubikus kuluks marjaks ära ja ka puksiiris tegelikult. Et kui keegi tahab endale ka ventikaid, siis võib kirjutada, aga ma ennem testin, kuidas need üldse töötavad. See on 24 volti üldse. See on 24 volti. Seda ei saa autos kasutadagi. See on pigem nagu mingi rekasse või kuhugi. No igal juhul ma pean vaatama, et endale tellisin lihtsalt testiversiooniks, kuidas on kas või kontorissigi panna. Kuigi ma arvan, et kontorisse on palju paremaid, aga ma mõtlen just, et driftikas näiteks suvel võib olla ju päris hea, kui vent puhub. Minu arust vanasti oli ka driftikates ventikad, aga tänapäeva need on nii kõvad vennad, et neid ei ole vaja või ei ole lubatud. Ma arvan, et ei ole lubatud. Aga samas, kui see on korralikult kinnitatud, mis kahju ta teeb. Ma arvan, et ei ole lubatud, aga muidu vent driftikas oleks jumala hea. Et jah, sellised asjad, et kui midagi tahad, siis driftpapis.com ja tolleks ajaks, kui te videot näete, siis teatud asjad ma olen üles pannud, mis on nagu okei tooted, aga ennem pean testima. Ja nagu näha, siis mul selline iidamast vana särk seljas, kuna minu mentaliteet on, et ma ikkagi, ma üritan sellest lahti saada, aga ikkagi praegu nagu ennem kui auke sees ei ole, siis minema ei viske, kuigi tegelikult särk on juba vana ja kole ja siis käisin, ostsin 2 viisakamat särki, ma pean need Yes-sporti siis viima need siis veel nii-öelda selline viisakas must, muidugi suve kuumaga must ei ole ilus, aga kuna ma tahan ainult seda Raimar Transpordi logo, siis ainult seda valget osa, mitte taustana, sest vestile sai taustaga pandud ja see taust, see must ei ole nii ilus, et tahan ainult seda valget osa ja võtsin 2 tükki, et üks on pesus, siis saab teise selga panna, sest suvel neid särke ikkagi läheb, eriti sakuveos võible. Et mis ma siin sellise maikaga ringi käin, ei ole väga viisakas enda musklitega. Vana maikaga ka veel musklitega siin eputada. Aga mis siin ikka, hakkame siis seda silti tegema ja vaatame veel neid asju. Ja Kaubik läks siis kordusülevaatusele, et ma ootasingi kuu lõpuni, et käsipidur sai tehtud ja rihmarulli konditsioneer, mis vajab täitmist, igal juhul konditsioneer oli külm, aga nüüd pärast seda remonti enam ei ole konditsioneer külm või on lihtsalt nii soojaks läinud, et enam ei ole külm, ma ei tea. Ja sumps tehti ära, ega rohkem väga ei olnudki sellist nipet-näpet asjad, aga las saab nüüd ülevaatuse peale ära, on sellega jälle aastaks rahu majas. Tuleb siin üks nimesildika teha ja tass teele panna ja sai siis võetud Sirkast endale friikaid ja jäätise kokteili. See on tavaline kerge õhtuoode ennem kui õhtusööki läheb tegema, aga sai siis, kuna emal oli ruumi vaja, siis ta ütles, võtta enda vana läpakas ka ära, tee sellega midagi. Ja see siis seal keldris tükk aega ei olnud sellega nagu midagi teha. Aga nüüd on vaja siis tänu teile tublidetele tellijatele on vaja ka need TPD sildid siis, ma niimoodi varjame natuke infot võib-olla, et need TPD nagu pabersildid oleks vaja välja printida, aga ma ei viitsi nagu selle seljakotiga kogu aeg seda läpakat kaasas kanda ja kontorisse mul praegu mingit muud läpakat ei ole plaanis hetkel võtta ennem sügist arvatavasti, siis mul oli nagu kunagi see Microsofti või siis Hotmail tehtud ja see oli, ma ei saa seda kasutaja nime öelda, aga see kasutaja nimi oli väga ebaviisakas nii-öelda noores peas tehtud
mis mõnes mõttes on nagu tõsi ka, aga las see olla. Ja siis see läpakas on veel tolle meili saadik ja esiteks ma ei mäleta nagu parooli, ärge seda pilti tähele pange, see on vana kutseka pilt jõukast super kvaliteediga ja ma ei saa siis ma arvan, et asi ei ole paroolis, sest kui ma lähen nagu I forgot my password ja asjad ja teen kõik asjad ära ja panen parooli, siis ikkagi ei saa. Asi on selles, et ma ei saa seda vanat kasutajanime siis ära vahetada, sest enam see kasutajanimi, mida see arvuti teab. Sest ma olen siin nagu mässanud ja ma näen ka, et ta näitab seda vanat kasutajanime. Ja ma ei saa ümber mõõta. Ma ei saa aru, miks Microsoft peab nagu kõik asjad nii automaatseks ja keeruliseks tegema. Miks ei võiks olla, et muuda kasutajanimi või vaheta kasutajat või midagi. Igale poole, kus ma praegu siin häkkinud olen, viskab kogu aeg mingi... Ikkagi lõpuks tahab seda parooli saada ja nüüd ma pean veel tõsisemalt häkkima, veel rohkem sellest asjasse süvenema, aga see häkkimine YouTube'i abiga, see võtab nii palju aega ja nii palju erinevaid meetodeid on ja see ütleme niimoodi, et vist läheb nädalavahetuse peale, sest mul ei ole aega, ma eile mässasin mingi 2-3 tundi, ma julgen väita. Lõpus lihtsalt pidin ära minema ja tänu sellele natuke hilinesin ka, aga täitsa hull mee, kui keeruliseks tehakse asjad. Aga igal juhul jah, pikk jutt, kehv jutt ja teeme need asjad ära ja siis lähme koju. No nii, mul on vaja nüüd see avant on peale vaja ajada. Eile tõin ta siia ja täna on vaja ära viia. Iste on läbi märg. Kui värk. Oi. Ma ei olegi varem avandiga sõitnud. Täitsa äge isegi. Mis sa piiksud? Käsipidur ei olnud peal ju. Oi jah. Väga harjumatu on sõita. Joh, ei tii. Käsipidur oli siin. Jep. Väga hull. Nüüd veel rihmad peale ja paneb Tartusse tagasi. Nii avant peal. Täna neljapäeva ka, aga vastik ilm. Tundub, et päev otsa saab, et ma ei tea, kas ma seda jõuan filmida, kell on praegu 8 hommikul. Ma pean viin selle avandi rendikasse tagasi, siis võtan kaubiku, lähen teen natukene sakut ja siis lähen annan puksiiri üle. Puksiir läheb renti ja maru kiire selline hommikupoolik, aga selle vihmaga töötama, väljas olema ja päris märjaks saab. Aga teeme tööd edasi, ega siin muud ei ole midagi teha, ega suhkrust ei ole, et vesi teeb muud ka ainult märjaks ja see kuivab ära, nii et ei ole hullu. Tšau, pühapäev, ma arvatavasti ei ole filminud väga pikalt, aga igal juhul on mul vaja siis see suur pill siis vaja sinna nurka toimetada, et ma panen selle tööle, kui ta läheb. Mis ta teeb siis? Jep. Seekord siis on ikkagi aku tühjaks, nii et ma pean ta esialgu üldse laadima panema.
loputasin kaubikut ka natukene siin selles Saku juures uues pesulas, aga ei ole kõige parem koht kaubiku jaoks kindlasti, et liiga väike. Nii, rihvelplaat on vaja sealt ära võtta ja ära panna. Et kui keegi tahab, siis mul on sitaks rihvelplaat üle. Et kirjutage mulle, et seisukord kõige parem ei ole, aga samas nagu saab kasutada mingi asjade jaoks, kui on vaja. Et võib-olla mustaks üle värvida või midagi jääb viisakamaks ka, aga ma ei tea, ma vanarauda ei tahaks ka seda viia, aga samas mul seisab seda nii mõttetult ja ma ise väga ei kasuta seega. Kui on vaja, siis kirjutage mulle, annan hea hinnaga ära. Ma ei tea üldse, mis hea hind on, aga vahet ei ole. Aga tegutsen ja siis panen suure laadima ja pärast siis ajan ta ümber. No nii, lähme vaatame, kas saame lõpuks selle pilli tööle, et nüüd on paar head tundi möödas ja niimoodi ta selle laadiga. Ma ei tea, kas ma olen näidanud, aga siis need Banneri akud siin, et lätlane üks sõidab ka Bannerite logoga. Ma arvan, et ma olen seda juttu juba rääkinud. Aga jah, sellised 2 suurt akut ja rekka töötab siis nii-öelda 24 voldi pealt võrreldes sõiduautoga, mis on 12 volti. Nii, vaatame, tõe moment. Ma panen tegelikult selle käivitamise peale ka. Nii. No 10, no ikkagi tühi on aku veel, aga panen boosti peale ja töötab nagu naksti. Nii, aga paneme siis selle tagasi sisse ja lasen tal veits tiksuda ja siis hakkame sinna manööverdama. Sai ta siia ilusti nurk ära pandud. Lasin päägid ka tühjaks. Võsa hakkab vaikselt siit läbi aia tungima, aga ei ole hullu. Ja keegi võiks ta ära võtta, nii kahju on, et ta niimoodi seisab. Tegelikult on hea pill ja jah, kahju, et ta niimoodi seisab. Ja noh, mis sa teed? Elu on selline. Aga see siin, ma pean enda sildi ümber vahetama ja see ikkagi vajab veel seda, ootab seda värvimist, et see ukse äär on ikka no, väga-väga kole, et ma tahaks selle ära teha, aga värvi on ju minna poodi nii keeruline ostma mingi pool päeva ja tehtud, aga ei. Ma ju tellisin sealt endale need porilapatsid ka, mis seal videos on eelnevalt näha, et need ma tahangi siia panna, sest noh, siin on näha, mida Kruus ja kõik on teinud, et siin värvi kõik ära peksnud, et tahaks siia ikkagi selle porilapatsid panna. Et jah, nii, aga mis seal ikka? Paneme jõukasse ajama, lähme teeme veits jõudu ka ja siis vaatame, mis edasi saab. Arvatavasti võtab seda pitsakeoskest paksu pitsa ja siis läheb vaatab seda. Samas võiks ilus ilm on veel, ma ei tea, kaua ta veel kestab. Tuult väga ei ole, võiks tegelikult minna Mari-Liisiga natuke pinksi ka mängima, aga vaatab, kuidas mul seal jõusaalis läheb, aga natuke pinksi võiks ka tegelikult mängida. Aga jah, arvatavasti siis lõpetame siit selle videoga ära. Ma ei usu, et ma pinksi mängides võtan kaamera kaasa, seega ikkagi igal juhul suured tänud, et ikkagi vaatate mu kanalit ja likeite ja kommenteerite ja ikkagi subscribe ka, kui oled siin kanalil uus ega midagi. Näeme jälle järgmisel nädalal. Davai, tšau!